Austatud kuulajad, ma proovin teile rääkida natukene liblikõrst kauniviljade viljelemise agrotehnoloogist võimalustest, aga oma jutus keskendun kahele kultuurile, need on siis põldtuba ja põldhernes. Seda tööd on tehtud, valdavalt on lootmistehnoloogilised katsed, mille materjali ma teile esitan ja võib-olla alustame siis tasapisi selle asjaga peale. Nüüd põldtuba ja hernes täna on räägitud nende mõjust mulla seisundile. No ma toon teile veel kord ette need asjad siin mulla seisundi parandaja, mis ta siis parandab mulla füüsikalist seisundit oluliselt. Need liblikõrst kultuurid, kuna nad on küllalt tugeva juurekavaga. Ja see on üks oluline näitaja. Teiseks parandab ka mulla bioloogilist aktiivsust, sest see mügarbakterid stimuleerivad mulla bioloogilise elutegevuse mitmete külgede mõju. Näiteks eriti oluliselt mõjutavad nad vihmausside arvukust ja vihmaussid on ju neile tuntud bioloogiline ader, mis mõjutab väga suurel määral mulla füüsikalist seisundit. Selle kaudu ka mulla veerežiimi, ühesõnaga parandab mullas vee liikumist, nii filtratsiooni kui ka kapilaarset vee tõusu. Need põldtuba ja põldhernes on väärtuslikud eelviljad ja kuna meil on viljavaheldusega siin teatud mõttes niisuguseid möödalaskmisi, siis väga tänuväärselt on need, et hernele on lisandunud ka põldtuba ja see on väärtuslikuks eelviljaks. Nendele endile on heaks eelviljaks, pole head eelvilja, aga sobilik on neid kasvatada mõlemaid teraviljade järel. Proteiini rikas sööt, see on juba teada tuntud asi, sellepärast kasvatatakse neid suurel olulisel pindadel. Ja minu arust kõige olulisem on bioloogilise lämmastiku sidumine, et vajalikust lämmastikust 78% saadakse õhust ülejäänud, aga mulla varudest, sest ei ole vaja nendele kultuuridele anda lämmastikku. Need katavad enda vajaduse ära. Ja jätavad järelkultuuridel olulisel määral lämmastikku. Siin on väga erinevad need arvud, ma ei hakka neid välja tooma, aga kogused võivad olla siin herne puhul seal mõnest 100 kilogrammist hektari kohta. Ja see on väga väärtuslik lämmastik, mida taimed ei saa plahvatuslikult omastada järelkultuuri taimed, vaid nad pikka mööda, see lämmastik vabaneb ja taimed saavad siis niimoodi pidevalt seda omastada. Olulised kultuurid on loodulähedasel lämmastikumajanduse korraldamisel, siis need kultuurid. Nende kultuuride kasvupind näitab ka järjest nagu tõusutrendi ja viljavahelduse seisukohalt ma pean seda väga oluliseks. Nüüd mullastiku ja kasvukoha valik, see on Eesti mullad on teada ja meil on tuntud juba, ma toon siin, et Karl Kaarli on üks meie, nagu seda on mitme põllukultuuri viljelemise teenäitaja olnud, kuid kaks nime tooksin välja, need on siis kunagi 60. aastate esimeses pooles oli kuusikul taimekasutaja uurimistegevus küllalt lai ja uuriti ka põldtuba agrotehnikat ja selle uurijaks oli siis Valdek Hallik. Edasi on Karl Kaarli on väga palju seda asja uurinud ja andnud rakenduslikke soovitusi nende kultuuride kasvatamiseks. Ja põldhernele joale sobivad nende arvates kõige paremini mineraalmullad, paremini liivsavi ja saviliivmullad. Rasked muldi ja kerged muldi soovitavad nad nende kultuuridele vähem. Kuid ma täiendaksin seda asja omapoolselt, et tänapäeval on masintehnoloogiad on niivõrd mitmekülgseks läinud, et võimaldavad ka väga rasketel muldadel väga edukalt kasvatada ka hernest ja uba. Eestimaal on see eel, need asjad tuleb alles, kuidas öelda, kasutusele võtta ja seda teavet rohkem levitada ja savimuldadele on need kultuurid kaks väga olulised sellepärast, et nad parandavad mulla füüsikalist seisundit olulisel määral, kuidas õnnestub ainult need külvid, see on edasises jutus, ma proovin natukene sellele ka peatuda. Nüüd koht küli korras on, siin oli juba juttu, et põldhernes sobivad varemini teraviljad järele, taas küll veel ei ole soovitav.
monokultuur samuti, no seal on haigused ja mitmesugused muud tegurid monokultuuri puhul. Taas küljata võib Karl Kaarli soovitusel uba ja hernest alles pärast 4. aastat. Need niisugused on siis kriteeriumid, mis nende kultuuride viljelemisel tuleks arvesse võtta. Mulla harimine. Eelkõnelejalt ma küsisin, et need katsed, mis Jõgeval on tehtud, et milline oli siis mulla harimine. Need kõik katseandmed on toodud künnipõhiselt, kuid siin on üks aga, et tänapäeva masinad ja Kaarli soovitab samuti, et sügav sügiskünd, kevadine siis pinnmine harimine 6-8 sentimeetrit kultiveerida, tähendab, see on mitme agregaadi kasutamine, ta on küllalt kulukas, esiteks on materiaalselt kulukas, teiseks on ajakulu on suur. Soovitab ta ka niimoodi, et kõik põllud, mis sügisel sai küntud ja tema näeb seda kündi, et künd oli nagu hästi harjaline, siis need künnid, pilt tuleks juba sügisel tasandada ära, et see künd ei oleks hästi harjaline, vaid oleks küllalt siledaks tehtud ja ta vihjab sellele, et siis, kui see künd on sügisel tasandatud, ühtlasi viidud, see külvi sügavus, tähendab seemnete mulda viimine on ühtlane. Need on Karl Kaarli soovitused, need kehtisid ja olid rakendatavad ja praegu ka rakendatakse küllalt olulisel määral tema soovitusi, kuid aeg on edasi läinud ja siin on avanenud uued võimalused. Nüüd külv ja külviaeg. Külviaeg, esimese külvi võimalusel kohe, kui põld kannab masinaid. Mis see tähendab? Näiteks 2015. aasta saabus esimene külviaeg juba kusagil naistepäeva vaiku märtsikuuses. Noh, see on natuke liiga vara. Kunagi Elmar Haller tegi Kuusikul ka katseid ja tema esimesed niisugused külviaja katsed on märtsikuus, märtsi alguses. Noh, need aastad ei ole vennad ja need aastad ei ole alati nii vara ei saa teha, aga käesoleval aastal oli juba esimene külvi võimalus oli selline, et 9. märtsil kannatas mulda harida, mina tegin ka oma kevadkünnid juba 9. märtsil, see on selle uurimistöö aja jooksul, mis ma kevadkünniga olen tegelenud, kõige varasem kevadkünd. Järgmine külvise norm. Siin on soovitused on 50-70 idaneva terani ruutmeetrile. Need kehtivad või on ka välja pakkunud Karl Kaarli põhiliselt need külvise määrad. Aga me oleme nüüd neid asju nagu edasi vaadanud, siis põlduoa puhul on see 35-50 idanevat seemet ruutmeetril oleks see vahemik. Nii et nagu seemnega ei ole mõtet enam põldu väetada. Põldhernega on jälle 80-100 või 100 idanevat seemet ruutmeetrile. Karl Kaarli katseid oleme teinud ka Kuusikul koostöös temaga ja tema neid soovitusi ja meil on Kuusikul välja kujunud niimoodi, et kusagil 70-80 idanevat herne tera ruutmeetrile on see optimum olnud. Külvi sügavus, see on üks oluline näitaja nende kahe kultuuri puhul. Nii põldenes kui põlduba külvi sügavus on 5-6 sentimeetrit. Paljud vaatlused tootmispõldud näitavad, et teravilja me külvame sügavale, hernest külvame madalale, et väga palju on siin nagu vaja ümber orienteeruda, et teravilja külvi sügavust tuua madalamaks ja herne ja oa puhul viia seda sügavamaks. No herne ja oa puhul ei ole midagi halba, kui see seeme läheb 7-8 sentimeetri sügavusele. Kergetel muldadel soovitatakse isegi viia veel sügavamalt seemned. Eelkõnelejalt sai küsitud, et kuidas tali hoaga on. Siin ma võin öelda, ma ei ole selle katse läbi viia, ma olen kaugelt seda katset vaadanud, mis läbi viidi Kuusikul. Kuusikul see tali uba 2014. aasta külvid, 2015. aasta talvitusid päris kenasti, andsid kaunis korraliku saagi. No, Jõgeva on tuntud külmapoolus. Seal on eriolukorrad, aga asjaga võiks tegeleda, sest me räägime kogu aeg sellest globaalsest soojenemisest, mine tea, mis edasi saab. Ja uurimise objektina on taliuba minu täitsa tänuväärt kultuur.
külviridade vahelaiusest veel nii palju, et põrlherres me külvame siin 12–25 sentimeetrit, põlduba 25–45 sentimeetrit. Jõgeva katsed olid põldual kusagil 25-ga. Siin tootmistehnoloogist katsed näitasid, et 25 sentimeetri laiune külvirida hua puhul jääb natuke väikeseks, tuleks nagu suuremaks viia, aga praegu on õnn, et need masinad, mis praegu meil põllumehel kasutada on, võimaldavad kõik seda külviridade vahelaiust väga olulisel määral muuta ja vastavalt kultuurile seda ka toimetada. Väetamine. Juttu on, et põhiväetis koos seemne ja külvigas, see on tänapäeval keskkonnasõbraliku tootmise põhiline niisugune asi, mida peaks jälgima. Väetada, liblikõelistel ual ja hernel nagu lämmastiku vajadust ja suur, aga stardiväetis on väga oluline. Ja kasutada siis väikese madala lämmastiku sisaldusega kompleksväetisi, aga eriti oluline on, et oa ja herne puhul, et oleks fosfor, magneesium ja väävel. Need on niisugused elemendid, mis on toitelemendina ja väävel on ka see, mis aitab, siis ta on nagu katalüsaator, aitab ka omastada teisi toiteelemente. Kogused on siin 250 kuni 350 kilogrammi hektarile. Ma toon need just sellepärast, et need on tootmistehnoloogilistes katsetes olnud niisugustes piirides need saagi või väetise kogused olnud. Mügarbakterite elutegevus on suure tähtsusega molübdeen ja boor. Neid tuleks manustada ja muidugi siin on eripära see, et noores eas tahavad need uba ja hernes saada need mikroelemente kätte, siis tuleks ka viia, kas siis anda mullaga või siis esimeste taimekaitsetöödega kohe need väetised ära lisada sinna. Umbrotõrje, 2 varianti, mehaaniline ja keemiline. Mehaaniline tõrje seisab selle osas on väga palju tehtud neid tootmistehnoloogilisi katseid, nii et hernes, siin on tähtis, et see hernes saaks külvatud vähemalt 5 sentimeetri sügavusele ja siis 4-5 päeva pärast herne külvi saaks pindmiselt äästada ja äästamise võimalus meil on ökoäkke. Ökoäkke ei ole kõige efektiivseks äkkeks osutunud siin. Katses oli mitu erinevat äkket, oli siksakäkke, oli siis nõnda nüüd võrkäkke, mida tootmises suhteliselt vähe praegu kasutas ja ökoäkke oli, siis kõige efektiivsemalt tõrjus mehaaniliselt need umbrohte siksakäkke, see kobestas mulda, aga herne, see ei olnud veel jõudnud mulla peale tulla ja herne taimede vigastamine oli väga minimaalne. Nüüd järgmine mehaanilist tõrje aeg saabub siis, kui herne taimed on juba vähemalt 5 sentimeetri kõrgused. Siis on küllalt tugevad ka, aga siis ei sobi enam jälle äketest ei siksakäkke ega võrkäkke hästi, vaid siis on rõhk nõnda nimetatud ökoäkkel, millel on siis piid hästi mullas vibreeruvad ja nad vigastavad taimi minimaalselt. Üksikuid lehti kahjustavad, aga see vigastus ei ole märkimisväärne ja selline umbrohtude allasurumise võte sobiks nüüd maheviljelejatele, kus keemiliste preparaatide kasutamine on vastunäidustatud. Ja tootmises praegu on laialt levinud keemiline umbrohtõrje ja põhiliseks preparaadiks, mida kasutatakse, see on Phoenix, kusagil 2-3 liitrit hektarile ja pärast tärkamist siis see kogus võiks olla väiksem. Ja Stompi ka samamoodi. Kõrreliste umbrohtude tõrjeks sobib siis Agil, Fusilaat ja Pasagraan, neid me oleme kõiki kasutanud ja kui neid oskuslikult teha ja õigeaegselt, siis saab selle oa ja hernepõllu küllalt umbro puhtaks, mis ei takista tulevast herne koristumist. Siin räägiksin ühe jutu ka maheviljeluse aspektist. Maheviljelus üks katse oli otse külvatud hernes ja see oli küllalt umbrohu tulnud põld ja seal domineeris üks niisugune umbrohu põldpuju. Ja see põldpuju oli nagu tugikultuuriks sellele hernele, aga tegelikult oli tal üks väga oluline väärtus veel, et põldpuju läheduses olevad herned olid nakatunud, need kahjustasid kõige vähem terakahjurid, sest see kaubanduslike herneste väljatulek oli oluliselt kõrgem.
Miks see on? Mal tuleb ikka meelde see, et vene mutikesed kasutasid põldpuju, nad tegid nendest vihtu või luudasid ja oma neid majapidamises kasutasid põranda pühkimiseks. Sellega tõrjuti kirbud välja, nii et põldpujul on niisugune aura ümber, et ta ka pärsib siis hernekahjurite kasvu ja elutegevust. Nii et maheviljeluses ei ole see midagi, siin on paljud kultuurid soodustavad seda põhikultuuri kasvamist. Haiguste tõrje, no siin on selles osas on vähem uurimusi. Põldual on siis 2 šokolaadilaiksus, helelaiksus ja laikpõletik on esinud, aga asi on küllalt uus, kuidas neid tõrjuda. Protikonasooli, tebokonasooli sisaldavad preparaatide kasutamine, see on tootmises levinud. Põldherne puhul on ka need haigused, aga no üldiselt ei ole ta praegu niimoodi väga hulluks kujunenud, et ta hakkaks saaki olulisel määral kahjustama. Kahjurite tõrjaks siin on ka tuntud preparaadid ja süsteemse toimega preparaadid, Proteus oleks üks nendest, mida tuleks kasutada ja need on siis kasutatud kõiki tootmistehnoloogilist katsetes, et suruda siis selle hoa saagi alla viijad alla. Nüüd mõned siis näited ka eelvilja mõjust talirukki saagile Mempisto. Siin on 2, kuna hoa kasvupind on hakanud suurenema, siis on avanud ka tootmises nüüd, et vaadata, kuidas see suuremale pinnal mõjutab siis järelkultuuri saaki. Ja võrdluseks oli siin siis 2 eelvilja, põldhuba ja suvinisu, sama need põllud olid lähestikusel, vahemaa ei olnud, nad olid praktiliselt üle tee, üks ühel pool teed, teisel pool teed. Aga nüüd saak nendel põldudel kujunes väga erinevaks. Siin külvati see talirukkis 12. septembril, saagis proteiini oli 8,5%, pintarimine oli siis kumbagil nii teravilja järgsel sellel talirukil kui ka põldoa järgsel talirukil. Ja saagikust näete siin võrreldes suvinisuga andis siis see põlduba 12,6% kõrgema saagi. Nii et, ja see on põhiliselt siis lämmastiku koguse, mis see põlduba mulda jättis, selle arvel see saak suurenes. Nüüd jõuame selle põldoa ja põldherne juurekava juurde. Siin võib-olla nii palju näitaks, et oluline on selle põldoa juurekava on samas juureline väga pikk ja siis hernel on samuti hästi tugev see juurekava. Kui me oskame seda juurekava kasvu stimuleerida, siis põldhuvast ja põldoa hernest on väga oluline mulla füüsikaseisundi parandaja. Aga siin on üks niisugune variant veel, et kasutatakse siis juurekava arengu stimuleerimis kasvu regulaatori. Siin on siis niisugune võte kasutusel ja näete, see võib mõjutada mitmekümne sentimeetri sügavusel. Ta läheb isegi, kui siin tihes võib olla 25-30 sentimeetri sügavusel ja lõhub ka selle tihese ära, nii et see juurekaval on tohutu võimas, aga see juurekava stimuleerimise võtete valik on põllumehel enda kätes olemas juba. Mügaratest ka siin on nüüd tore näidata ühte asja, et me kasutame siis herne taimekaitse preparaate mitmesuguste umbrohutude tõrjeks. Siin on toodud tervete taimede, nende juurte mügaraid, kus need on paiknevad siis herne taimel, nii mitmes järgus ja väga rikkalikult, valged on mügarad on noored, mis alles elutegevust alas roosakaks lähevad, siis nad on juba elutegevuse keskfaasis ja kui mustaks lähevad, need siis on juba surnud. Aga siin on üks näpakas tehtud, on siis umbrohu tõrjele kasutatud, siin fööniksid, näete, siin pindmiselt on segatud, see kahjustab taime ja siis pärsib ka juurekava või mügarate teket. Ja seda olen täheldanud ka siis veel, et fööniks 2 liitrit hektarile, kui natukene näpukas tehtud on kogus suurem, siis nendest mügarbakteritest praktiliselt jälge pole ja siis see liblikõieline kaunvili, põldhernes ja põldõba ei ole enam selle väärtusega. Nii et me võime nullida niisuguse oskamatu ja väikese näpukaga kogu selle vajaliku töö. Hoa juurekava siin täpselt samuti. Siin on noore seas veel mügarad ei ole moodustunud, kuid mügarad tulevad õitsemise alguses ja siis õitsemise faasis on kõige rohkem neid mügaraid.
aga siin on külvisügavused on väga erinevad olnud uua puhul. Et siin on see külvisügavus kusagil 4 sentimeetrit olnud, siin on ta väga sügavaks läinud. Nii et oli juttu, et 5-7 sentimeetrit, mida varasem külv on, seda sügavamal tuleks see uva külvata ja mida hilisemaks jääb see külv, siis et tärkaks varem ja kiirendada seda kasvu, siis ta võiks madalamale, et niisugust diferentseeritust tuleks siis oma tootmises rakendada. Põldene juurekava siin on tuntud ja noores eas täpselt samuti on väga rikkalikult mügaratega kaetud. Külvisügavus on siin 5 sentimeetrit olnud, juur on väga tugev ja on näha kohe, et niimoodi mulla tekkelisest seisu või mulla bioloogilise aktiivsuse seisukohalt on see hernes suurepärases kultuuriks. Nüüd on taimekaitse mõju mügarbakterid, sellest ma korra nagu juba vihjasin siin herne puhul. Siin ongi see Phoenixi pilt, siin on optimaalselt kasutada õigel ajal, et ei ole viga, ei ole taimi. Juurekava on päris kenasti arenenud, mügaraid on peal, aga näete, kui Phoenixit sai liiga, siin on 1,5 korda läinud rohkem, siin on kusagil 3 liitrit hektaril Phoenixit näinud, kahjustatud juuri, mügaraid ei ole, need asjad on vaja neid läbi mõelda. Nüüd hernes siin ka tehnoloogiad oli mitmesuguseid, tänapäeva tehnika võimaldab hernest külvata mitmel moel. Klassikalisel viisil tähendab see, et haritakse mulda sadraga, pärast seda siis mitme kultiveerimisega läheb külv peale. Kuid siin on üks otsekülvi katse, kus on hernes külvatud mulda, need taimed arenevad, aga see pindmine taimistik, siin on enne külvi on pritsitud lüfosega, praegu on ta veel elus ja niisugust tugevas kasvu seisus, aga mida päev edasi, seda rohkem ta hääbub ja hernes pääseb siit siis oma õigesse kasvufaasi või keskkonda. Külvisügavusest veel nii palju siin on ka olnud, et külvame hernest väga paljudel juhtudel on, külvatakse maapinnale liiga madalale ja need niisugused asjad, need igapäevasest tootmises siiski tulevad esile. Hernes viia ikka sügavamal kui teravili ja teravili madalama. Siin üks herne tootmistehnoloogiline põld, mis on külvatud otse külvikuga ja praegu on ta siin hõitsmise vaasis, näeb välja niimoodi. Umbrohtus on ka suhteliselt minimaalne, aga seis on väga hea. Nüüd selle pildi taustal võiks rääkida seda ka veel, et hernega on üks probleem see, et ta võib lamanduda, sest kasvuaega me ette ei tea ja ei näe. Ja lamandumise vältimiseks on leedulastelt põllumehed võtnud üle ühe niisuguse agrotehnilise võtte. See tähendab teatud kasvufaasis. Praegu on natuke hilja juba seda põldu rullida, aga rullitakse see taimik maha, kui taimiku kõrgus on kusagil 25-30 sentimeetrit, rullitakse kerge rulliga taimik maha, siis ta moodustab niisugune põlv ja ajab uuesti selle taimiku üles ja siis ei ole see taimik nii pikk. Eesti põllumehed on seda asja kasutanud, proovinud, aga ausalt öeldes ega ta ei ole eriti laialt levinud. Ta on olnud niisugune moeröögatus ja siiamaale meie oludes ta pole eriti efektiivseks osutunud. Mullaarimil klassikalisel viisil, see tuleme selle Kaarli soovituste juurde, et muld tuleks siis külvieelselt ja tasandada. Siin on näidatud ka seda kõige mullasõbralikumat masinat, mis on Eestimaal siis töötanud, selle esimene kord sai seda katsetuses 2009. aastal kasutatud. Libistatakse künd ära ja küllalt hästi saab tasaseks ja ka ausalt öeldes niisugusele mullale võib juba tänapäeva küllikutega minna, siin ei ole eelnevaid külvieelseid mullaarimisi enam vaja, vaid minna juba kohe nõnda põimküülikogu peale, anda seeme ja väetis ühe korraga, see põld on küllalt ühtlaselt tasaseks, siin on moodustanud nõnda nimelt seemne alus ja seeme satub kõik enam-vähem ühtlas sügavusse. Aga see tehnoloogia meil pole eriti levinud, seda masinat nägid ka meie põldudel või siin katsetuses ja lätlased, nemad muidugi kohe rabasid omale ja Lätis on niisugune tehnoloogia nii teraviljakasvatuses kui ka kaunviljade kasvatuses küllalt levinud.
Nüüd edasi näitaksin neid külvikuid, millist võimalused meil on. Ja ma rõhutan just sedasi, et klassikalisel tehnoloogial, mullaharvimistehnoloogial me oskame kõik neid põldtuba ja hernest kasvatada, aga niisuguse vähe, no mitte klassikalisel pindmise harimise foonil või päris otsekünni foonil, neid kogemusi meil põldhoa ja herne kasvatamisel eriti palju ei ole. Siin on üks küllalt Eestimaal tuntud külvik, Väderstadi firma oma, ja see võimaldab siis nii uba külvata kui hernest külvata, aga eelnevat harimata pinnasesse. Ja on põimkülvik, saab ka seemned ja väetised anda korraga. Muidugi pilt siin lähtefoon on selline, mitte silmailu pakkuv, ja ega see külvijärgne pilt ka kõige parem pole, aga need asjad elaga kõik üle, sest kasulik on see, et see mults jääb mulla pinnale, sellega kaitstakse mulla pinda kevadel väga kõrge temperatuuride puhul, siin kui päikest on palju, siis on mulla pinna temperatuur või tõusta üle 50 kraadi ja enam. Kui te vaatasite eelmisel ettekandes oli siin näidati, et kui juba mulla pinna temperatuur läheb üle 37 kraadi, siis mulla bioloogiline aktiivsus nagu konserveerub, siis midagi ei toimu. Ja miks see käesoleva aasta saagid nii kenaks kujunesid, siis võrreldes 2014. aasta oli saagi, tähendab vegetatsiooni ajal sademeid enam-vähem võrdselt. Aga just erinevus oli see, et temperatuur ei olnud meil väga niisugused kõrgeid momente, et see mullapinna temperatuur oleks kõrgeks kujunud. Kui 2014. aastal oli siin mõnel põllul oli kohe pindmisel kihis oli mulla temperatuur 50 ja enam pluss kraadi, siis käesoleva aastal üle 40 kraadi ei tõusnud see kusagil, ühelgi põllul, nende vaatluspõldudel. Nii et selles oli see suur point, mis selle saagikuse aluseks võib pidada. Nüüd järgmine tehnoloogia jälle Eestimaal küllalt laialt levinud, Horsi firma külvikud täpselt samamoodi võimaldavad seda külvi teha nii klassikalisel mullaharimise foonil kui ka siis pindmisel harimise foonil ja ka otsekülvi. Miks need otsekülv ja pindmine harimine? Esiteks nad on oluliselt mullasõbralikumad kui see künd. Teiseks on nad tootlikumad selles mõttes, et ei ole kulutusi nii palju vaja teha, kui siin klassikalisel harimisel, sest tööoperatsiooni on tunduvalt vähem kui nende otsekülje ja minimeeritud harimiste puhul. See on väga oluline. Ja muidugi üks oluline näitaja on see, et kui me nende intensiivsete harimiste puhul teeme karuteene mulla elustikule ja kõige selgem ja nähtavam osa mulla elustikul on vihmaussid, siis need, see on bioloogiline ader ja kui me need mehaaniliselt hävitame ära, ja see on suur niisugune kahju kogu selle mulla bioloogilisele seisundile. Siis veel üks oluline, nende eelnevate külvikute puhul on ka, neil ei ole võimalik külvirea vahelaiust muuta, külvise pea muutmisega, vaid tuleb siis seemendid kinni panna. Näiteks kuavakülvi puhul siis on teatud üks üle 1 või üle 2 seemendi tuleks nad mehaalist sulguda, seal on sulgemisklapid olemas võimalus. Siin teie ees on üks külvik, mille külvirea vaheleis on 16,6 sentimeetrit. Möödunud aasta hua tehnoloogilises katses oli saak kusagil 4,5 tonni hektarilt ja peremees ütles, et järgmine aasta teda ei rahulda enam see 16,6 sentimeetri reavahe, vaid ta paneb üle 1 need seemned kinni, et saaks siis 35 sentimeetrisse külvirea peaaegu kätte. Nii et see on herne puhul, see külvirea vahelaius nii oluline ei ole, kuid siin katsed, mis me oleme teinud, siis näitab ka, et 12,5 hernele jääb ka natuke liiga tihedaks ja et võiks ka külvirea vahelaius olla 25 sentimeetrit. Nüüd veel üks täis otsekülvik, sobib kõikide nende kultuuride külviks, millest meid juttu täna on, see on uba ja hernes. Muret tekitab see, kui meil on hästi suure teramassiga seemesi uba, siis see külvik ei taha töötada, aga muidu on ta, ja selle külviku omapäraks on see, et see samane sõlm, et enne
seemne mulda viimist, ütleb ta mulda ja see on niisugune, ei tööta mulda, ei lõika ühte soont mulda, vaid jätab teatud 2-3 sentimeetrise laiuse niisuguse töödeldud ala ja kettad panevad väga kenasti selle seemne sinna just nende töödeldud alasse ja tagarullid tihendavad selle seemne ka ära ja külik sobib nende kultuuride viljemis väga hästi. See on nüüd siis kõige täiuslikum otsekülik, mis meil on Eestis olemas. See on siis, võimaldab külvata ka neid kultuure, aga siin on ta näidatud, see tootmistehnoloogia katse oli siis eelnevalt pindmiselt haritud, sügisel haritud pinnasel, külvati siis selle külikuga nüüd uba ja hernes. Kõige uuem trend Eestimaal on siis, siin on ta nüüd seedhawk-külvik, see on täis otsekülvik. Selle külviku omapära on nii selline, et ta viib seemne ja väetise küll ühte külviritta, kuid need ei puutu kokku, sest seemne ja väetise vahekaugus on kusagil 2 sentimeetrit, see on nagu optimaalne. Täpsemad uurimised, mida siin on Uus-Meremaal tehtud ja need vihjavad sellele, et niisugune optimaalne seemne ja väetiste vahekaugus või erikaugus peaks olema 2,2 millimeetrit, nii täpselt on see välja arvut siin ja selle külikuga töötab päris kenasti uba ja hernes, aga siin on palju niisuguseid alles sisseelamist vajavad võtteid, et eelkultuuri koristamisel ei tohi see tüü olla väga kõrge, väga pikk. Teiseks, eelkultuuri põhk, mis tagastatakse mulda, peab olema küllalt ühtlaselt laotatud. Need on 2 esmanõuet ja muidugi see eksli pikkus, siin ei tohiks olla 30-40 millimeetrit, 3-4 sentimeetrit, mitte pikem, aga kahjuks meie oludes on ta ikka tunduvalt pikem. Ja nüüd neid asju aitab parandada, siis kui see külv ei toimuks eelkultuuriga samas suunas, tähendab, et eelkultuuri küljeridadega samas suunas. Vastasel juhul hakkavad kogunema sellised puserikud ja siis ta ei kata seda seemet ära ja põllul ei ole küll, tal ei ole kaubanduslikku välimust, ei ole tal iluvälimust, midagi esialgu on küll, et ei oska kuhugi oma silmi peita, aga see on ajapikku see asi nagu kaetakse ära selle uue kultuuri taimestiku poolt, siis ta ei hakka nii enam silma. Aga need on niisugused tähelepanekud ja niisugused möödalaskmised. Siin oli juttu, Kaarli ütles, et meil hernes ja uba suhteliselt kergema lõimisega muldadel ja keskmise lõimisega muldad sobivad, aga siin on ka katsed tasapisi juba olnud, et on ka savimuldadel ja savimuldade puhul, see on nüüd, mida me räägime, see on sügav kobesti. Need, mida põllumees ikka siin mainib sügav kobesti, siin Horsi firma omad, siis ka Väterstadi firma Top Down, need ei ole sügav kobest, need on tavalised kobestid, mis kobestavad mulda samas sügavuses, kui me päevast kündi teeme, 22-25 sentimeetrit. Aga see sügav kobesti juba töötab palju sügavamalt. Ja niisuguse kobestiga nüüd savimulda harida ja siis seda huba ja hernest külvada on täitsa võimalik rahuldavaid saake saada. Aga siin on põhikriteeriumiks on see mulla niiskuse sisalduse moment. Kevadel, kui mullad ei ole, savimullad ei ole tahenenud, on märjad, siis ei saa selle mullaga, selle agregaadi töötada. Ja kui see muld liiga ära kuivab, ka jälle ei tööta, siin tuleb õige moment valida. Ja savimullad on meil ju tuntud tunnimullad, nii et see ajastus, momendi tabamine on küllalt oluline. Veel küllikutest siin, ma näitan neid küllikud sellepärast, et tootjatel on väga palju erinevaid variante ja kõik need küllikud võimaldavad nüüd kasutada ka neid hoa ja herne külvide puhul. Jälle siin on eripära see, et ta ei ole päris otseküllik, vaid on minimeerita enne külvi, töötab natuke mulda ja siis pärast seda töötletud pinnasesse viiakse siis seeme ja seemne read tasandas rullidega ja pärast seda on ka siis veel üks piiäkked, mis nagu tõmbavad selle pindmise kihe kobedamaks. Nii, minu arust kõige Saksamaal on ta hästi levinud ja see on üks Pöttingeni firma külvik. Kui teiste külvikutel tuli külvirea vahelaiust muuta, siis nende klappide kinnipanekuga, siin see külvik on niisugune, et selle külvirea vahelaiust saab muuta, siin see on nõnda nimetatud külvipea.
Ja need küljerea muutmise võimalused on siis 12,5 sentimeetrit, 25 sentimeetrit, 37,5 sentimeetrit. Nii et huale sobiksid nad suurepärasid see külik. Meil Eestis väga palju see külik oli levinud, aga selles mõttes on ta kõige niisugusem sobilikum nende põldhoa ja herne viljelemiseks, et see külipea vahetamine on suhteliselt lihtne ja külik toimib ja siis on vastavalt kohe saab ka seda külvi ja seemne normi muuta. Siin tehakse üks määramine ära, ülejäänud saab kõik läbi viia arvutiga, mis on siis juba masina peal olemas. Nii et niisugune homse päeva külik, võib-olla kui see külvipind, herne ja hoa külvipind suureneb ja praegu ta näitab trendi küll, et suureneb, et siis sellel külikul on tulevikus oluline perspektiiv. Niimoodi. Kõik me tahame teavet saada, eks ole, põllult ka korjavad teavet ja siin on siis meie nad on abimehed, keda me kaitseme, keda käiakse siin nimetlemas ja vaatamas, aga kui me intensiivselt mulda harime, kes siis võtavad selle põhilise mandi siit ära, ongi need, siis siin on toodud nüüd toonekured, aga tegelikult on meil ka veel ju varesed hakid ja muud, nii et niisugune. Tänan tähelepanu eest ja soovin siis, et nii palju veel, et tootmistehnoloogiliste katsete hoasaagid olid 3–8 tonnini hektarile ja mida suurem reavahe oli, seda suuremaks kujunes saak ja seda rohkem oli kaunu hoataimedel. Hoal on vaja valgust ja siis see kitsarealine küll, 12,5 sentimeetri reavahe laiusne küll ennast ei ole õigustatud, vaid natuke laiemalt tuleks see teha. Aga meelekindlust teile ja siis nende kahe kultuuri külvipindade laiendamisel, see on eelduseks ka järelkultuuride saakide tõstmiseks, kui on õiged eelviljad valitud. Herne külvi puhul, et otse külv võrreldes tavakülviga, et see saagik. Mis ma siin ikka salgan? Otse küljil jääb saak natuke madalamaks, sest mullavüüsikane seisundi enne seal seda herne külvi on natuke kehvem olnud. Muud midagi. Ja see saagi vahe on kusagil 15–20%. Külvisemäärad on samad. Ainukene pluss on selle puhul, et ei ole vaja siis taimekaitsevahendit nii palju otsekülli kasutada. Ma juba vihjasin, et see umbrohi, tema pärsib teatud hernekahjurite arengut ja kasvu ja sellega ka siis herne nende terade kahjustamist. Aga kasvatada saab mõlemal viisil, nii et mitte midagi hullu ei ole ja ärge seda võtke nüüd, et ma olen nüüd otseküljile vastu, vaid valige omale selline tehnoloogia. Lõppresultaat on kõige olulisem, see tulukus, eks ole. Paljud tehti kulutusi, kas need kulutused õigustasid ennast või õigustanud ja lõpuks on kahjumiga ei saa toota. Nii et otsekülje puhul on paljudel juhtudel see tulukus on määrav just, et sa ei kasuta neid taimekaitsevahendeid nii palju, töid ei ole vaja nii palju teha. Herne ja hoa puhul veel üks asi, kui lubate poole tunniga, see ei hakka ma natuke raiskan. Otsekülje või tähendab hernes on, käesoleval aastal oli niimoodi, et üks tootja plaanis omale hoa järgselt taliteravilja külvata. Huba ei valminud. Mis siis teha? Plaan tuli ellu viia nii nagu kavandatud oli, siis see huba sai ära korjata haljalt. Kaunad olid moodustuvad juba, kaunas olid juba hoad sees ja see haljalt ära ja siis see huba, mis sealt ära koristati, see viidi siis pullidele ette ja veisel sõid suurepäraselt ja see põld sai kohe küljeajaks ka valmis, nii et sai juba septembri esimesel dekaadil taliteravilja maha külvata. Et niisugune variant. Teiseks on veel huba ja hernes on ka niisugune, et on võimalik see vegetatiivne mass koristada ära ja teisaldada teisele kasvukohale. Ka neid katsed me oleme teinud. Ja mis see annab, siis see tähendab, see hernes läheb nagu aljas väetis teisaldatud põllule, kuhu me selle viime.
ainult et seal on üks kriteerium, et see põld ei tohi olla väga kauge, tähendab see veokaugus ei tohi üle 5 kilomeetri olla, siis need asjad enam ei tasu, sest veokulud lähevad juba suuremaks kui sellest haljas massist, mida me nüüd siis kasvukohalt ära vedasime teisel põllule. Nii et see ei tasu enam. Nii et niisugune võimalus on ka. Nii et ta on heaks haljasväetis ka uba ja hernest, neid me pole nagu eriti haljasväetist on nagu soovitanud kasvatada, sest tavaliselt on ikka liblikõljest, miks valge mesikas või ristik on siis haljasväetist, aga uba ja hernest suurepäraselt sobivad ka selle, parandavad, ühesõnaga viiakse lämmastik ja väetisained sinna parandab ka mulla füüsikas seisund. Ja tähelepanek on veel taoline, et nüüd herne ja uha puhul ega see kui nüüd on taliteravilja teelviljaks, ega see künd on olnud, ei ole kõige efektiivsem. Kõige efektiivsem on osutunud ikka kusagil see pindmine, mulla harimine 0–15 sentimeetri sügavusel, mis pärast nii sügav sellepärast, et põhitoitained kasutavad siis taimed just 7–15 sentimeetri sügavuselt ja kui see herne ja uapõld harida nii sügavalt, see töötab väga hästi. Kui künniga viia see mass sinna sügavale mulla sisse, anaeroobsed tingimustes taimed lihtsalt ei saa seda kätte ja sügisel tekib niisugune toitainete vajak ja need toitained ei pääse maksvusele järelkultuuri kasvatamisel. Niisugust eripärad on. Nii et alati see künd ei ole kõige õigem. Iga mees, iga tootja peab leidma selle vajaliku ja on rõhutanud ikka, et diferentseeritud mulla harimine, see tähendab seda, et vastavalt mulla seisundile, vastavalt kasvatatav kultuuril tuleks seda tehnoloogiat ja mulla harimise intensiivsust ka siis vaadata ja paika panna. Ja tänapäeval on ju võimalus suurepärane, et masinate valik on niivõrd suur, siin ei teki üldse küsimust, et mida siis, et kas seda külge saab nüüd praktiliselt ellu viia või ei saa. Aitäh, Peeter, on veel küsimusi? Ja palun. Uaa puhul see rea vahe, et kas ei ole selline, või tähendab, kas nad on ka mingi katsed, et kas on selline oht tekkimas, et kui see rea vahe suureneb ja kui on meie kliimaselt vahepeal tuleb põud nagu õitsemine seisku, et siis hakkab liiga palju külgharusid tulema, mis siis nagu teeb selle koristuse rediseks. See on sul väga huvitav küsimus, aga ma ei ole nagu, need katsed uua puhul on ju suhteliselt vähe tehtud. Ma lihtsalt olen vaadanud, mida eelmised mehed on teinud, nimetasin Valde Kallikut, Karl Kaarlit ja nüüd on siis avanenud uus võimalus. Nii et see, need küsimusi tuleb järjest juurde. Seal on näiteks kas uua laia rea vahe puhul, kas tasuks vahelt harida või tasu. Niisugune küsimus tuleb. Näiteks teravilja puhul ma võin juba öelda, et kui on teravilja laia rea vahega, on see vahelt harimise osa on väga huvitav moment, mis siis pärsib seda mitteproduktiivset veekadu mullast, vaid see vesi, kui sa kopestad mullapinna ära seal küliridade vahelt, mis talve jooksul taliteraviljade nii või teisite põllul tekib koorik ja see veekadu on sul. Uua puhul tahaks need kõik vaatamist ja küsimus on, et uba on päevakorda tulnud, leitakse raha ja võimalusi ja huvilisi, kes seda uurima hakkavad, need asjal on jumetu. Aitäh,